23. kiri. Mida arvata teiste religioonide pühadest raamatutest? 4. märts 1991. Kallis Kreeg. Mul oli hea meel sinuga telefoni teel vestelda. Mul on tõesti kahju, et te seal kõik grippi olete jäänud. Siin Floridas ei jää inimesed kunagi haigeks. Kindlasti on siin mitmeid koole, kes sind hea meelega tööle võtaksid. Miks mitte aru pähe võtta ja siia kolida? Nagu ma sulle ütlesin, üllatas ja samas ka avaldas mulle muljet sinu suust kuulda, et kogudus on patune. Mulle tundub, et tavaliselt püüavad kristlased maalida endist püha pilti, kuid igaüks, kel vähegi mõistus peas, näeb selle kohe läbi. Võtame näiteks Jimmy Swaggarti. Mina võtsin seda alati lisana tõestusmaterjalile selle kohta, et kiriku sõnum ei saa olla õige, kuid sul on üsna edukalt õnnestunud minust see oletus välja juurida. Kui sõnum, mida Jumal koguduse kaudu tervele maailmale edasi tahab anda, on see, et inimesed on patused, siis õnnestub tal see väga hästi. Aga kas sa mitte ei teinud väiksemaks süüd, mis peab lasuma piiblil kristlaste erinevate nägemuste eest piiblist endast? Kas küsimused ristimisest ja muust sarnasest on ainsad teemad, mille üle kristlased vaidlevad? Kas see grupp, kuhu sa alguses kristlaseks saades kuulusid, ei arvanud mitte, et kolmainsus on vale? Kas Jehoova tunnistajad, kes siin kogu aeg ringi käivad, mitte ei eita Jeesuse jumalaks olemist? Need tunduvad päris tõsised eriarvamused olevat, kuid nad kõik väidavad end piiblit täpselt järgivat. See viib mind veelgi põhjapanevama küsimuse juurde. Kõikidel religioonidel on oma piiblid, kas pole nii? Kuidas sa tead, et sinu oma on see ainus õige? Kindlasti on ka neil omad põhjused selle ainsa uskumiseks, mida nemad järgivad, nagu sina oma piiblit järgid. Kuidas sa saad siis öelda, et sinu piibel on see ainus õige? Mulle paistab, et see on üks kitsarinnaline seisukoht. Noh, praeguseks kõik. Ole tubli, poeg. Armastuses, isa. 15. märts 1991. Kallis isa. Et Floridas ei jää keegi kunagi haigeks? Minu arvates hakkab teil tihti kuumusest halb. Ma kannatan need mõned nohud ära. Läheme nüüd sinu küsimuste juurde. Sul on õigus mainides, et on olemas mõned sektantlikud grupid, kes eristavad ennast traditsioonilisest kristlusest tõlgendades piiblit viisil, mis eitab usu keskseid tõekspidamisi. Kuid neid peetakse tavaliselt sektideks ja nende eripäraks on nende kohta käiv süüdistus. Mis tahes ajal, kui keegi nii-öelda avastab mõne uue tõe piiblis, mida keegi pole varem terve kiriku ajaloo vältel tähele pannud, ja sekte moodustatakse just nendel alustel, siis on põhjust muutuda ettevaatlikuks. Eriti tähelepanelik tuleb olla, kui see nii-öelda uus avastus puudutab mõnda usukeskset tõde. Uue avastamine pole loomulikult võimatu, kuid kirikus on olnud geniaalseid teadlasi ja vaimulikke pühakuid läbi ajaloo, ja kui keegi väidab, et kõigil nendel inimestel on midagi päästmise jaoks keskset kahe silma vahele jäänud, peab ta küll selle tõestamiseks väga tugevalt esinema. Samuti on vaja mega head tõestust, et panna teisi uskuma, nagu oleks Jumal lasknud oma kogudusel eksisteerida põhimõttelises eksitusest läbi sajandite kuni maailma kõige olulisema sektantliku nii-öelda avastuseni.
ükski sektantlikest gruppidest pole sellele lähedale läinud. Ausalt öelda on nende käsitlus piiblist üsna teadvustamata ja isegi veider. Ja see peab selline olema, et jõuda õpetusteni, mida kõik piibli lugejatest alati väga selgeks on pidanud. Mis veel õli tulle lisab, on nende vajadus tunda end oma usus elitaarseina. Mõnedel inimestel lihtsalt on vaja uskuda, et neil on midagi, mida kellelgi teisel ei ole. See tunne domineeris selgelt selles kõrvale kaldunud grupis, kuhu mina 70-ndatel kuulusin. Kuid piiblit ennast ei saa milleski taolisest süüdistada. Me ju ei süüdista Shakespeare'i, kui kellelgi inimesel, kellel on vaja tunda ennast erilisena, tuleks lagedale mõne veidra tõlgendusega Macbethist. Teiste religioonide pühade raamatute kohta ütleksin vaid mõne mõtte. Esiteks, kristluse kõrval on ainult mõnel religioonil pühad raamatud, mille nad väidavad nii-öelda Jumala sõna olevat. Enamus religioonide kirjandust, näiteks hinduismi ja budismi oma, peetakse neisse uskujate poolt küll pühadeks ja tarkadeks, kuid mitte mingis mõttes eksimatuiks. Niisiis peab iga inimene raamatuid ise lugema ja otsustama, mil määral sisaldavad need püha tarkust. Vahel need sisaldavad seda, vahel mitte. Iga hinduist või budist ise ütleks nii. Teiseks, mis puudutab teisi religioone, kellel tõepoolest on konkureerivad piiblid, siis minu arvates on parim viis liikuda teatud asjadest teadmata asjade suunas. Ma tean, miks ma usun Kristust, miks ma usun piiblit ja mida on piibel minu elu jaoks teinud. Sellest tuleb mul alustada. Kui ma konkureerimist selles valguses vaatan, siis jõuan ma järeldusele, et kuna need teised raamatud räägivad mõne põhjapaneva koha pealt piiblis kirjutatule vastu, siis ei saa need raamatud olla samuti Jumala sõna. Sarnaselt muu religioosse kirjandusega võivad need sisaldada hulgaliselt inimlikku tarkust, kuid ma ei saa neid kohelda samasuguse autoriteediga, mille Jeesus piiblisse sisendas. Aga sa küsid, kas nendel grupeeringutel pole mitte omad põhjused oma pühadesse raamatutesse uskumiseks? Eks sa too need lagedale. Ma olen lugenud islami raamatuid, et tõestada Koraani inspireeritust ning olen lugenud mormoonia raamatuid, et tõestada mormoonia raamatu inspireeritust ja ausalt öelda, need pole mulle mingit muljet avaldanud. Neil lihtsalt puudub ümberlükkamatu olemus, mis on ülestõusmisel ja täide läinud piibellikel profeteeringutel. Veel enam, kuna mõlemad teosed, nagu ka teised nende sarnased, räägivad põhimõttelistes küsimustes piiblile vastu, siis kõikidest minu piibli uskumise põhjustest saavad ka teistesse pühadesse raamatutesse mitte uskumise põhjused. Seega neil mitte ainult ei puudu vettpidavad põhjendused nendesse uskumiseks, vaid nende vastu käib ka ümberlükkamatu tõestusmaterjal. Kolmandaks, isa, sind ei peaks hämmastama raamatute rohkus, mis väidavad olevat Jumala sõna. See lihtsalt näitab, kui näljased on inimesed Jumala sõna kuulmise järele. Kui nälgival inimesel pole tõelist toitu süüa, siis kujutab ta endale õhtusöögi ette. Nagu ütles kord C.S. Lewis, müüt viitab reaalsusele. Müüt väljendab südame veendumust, et sellised ja sellised asjad peaksid olema reaalsed. Kui on olemas tõeline Jumala sõna, siis on loomulik, et me leiame sellele lähenevaid mütoloogiat kultuurides,
et me leiame sellele lähenevat mütoloogiat kultuurides, kus tõeline jumalasõna puudub või kus seda lihtsalt tõelisena ei tunnistata. Minu arvates ei ole selline nägemus kitsarinnaline, nagu sa väidad. Kitsarinnalisusel ei ole midagi pistmist sellega, mida sa usud, vaid hoopis, kuidas sa usud. Kui ma keelduksin arvestamast mis tahes vaatenurga, religioosse raamatu või filosoofiaga, mis minu omast erineb, siis oleksin ma kitsarinnaline. Kuid millegi uskumine, mis ei lähe kokku teiste vaatenurkade, religioossete raamatute ja filosoofiatega, ei tee mind iseenesest kitsarinnaliseks. Ükskõik, mida sa ka ei usuks, isa, on alati rohkem sulle vastu vaidlejaid kui sinuga nõustujaid. Tõde on üks, valesid on palju. Isa, Piibel ise ütleb, et me katsuksime kõik läbi ja peaksime kinni heast. 1. Thessalonika 5:21. Katsu läbi mis tahes ja kõik väidetavad ilmutused ja ma olen kindel, et sa leiad Piibli üksi jäämas seisma tõelise Jumala sõnana. Kõikides teistes raamatutes võib olla ja ongi väga head kirjandust ja filosoofilisi mõtteteri, kuid need ei anna inimkonnale edasi ühte ja ainukest vajalikku, Jeesuse Kristuse isikut. Aitäh, et jätkad kirjade kirjutamist. Ma tõesti hindan meie võimalust omavahel suhelda. Ühel päeval jõuame sinu küsimuste ämbri põhjani ja siis näed sa ämbri põhjast sinu poole üles vaatamas naeratavat päästja nägu. Ta ütleb siis, ma olen sind oodanud, et ma ei jõua seda ära oodata. Kogu minu armastuses ja lootuses, Greg.